Xi toob põrgu Hiinasse, sest kahtlus Iraani taasrelvastumise kohta tekkis täpselt Donald Trumpi Pekingi visiidi ajal. Sel neljapäeval, 14. mail 2026, langes surve Xi Jinpingile kõige tundlikumal hetkel. Samalud, kui Trump peab läbirääkimisi Hiina juhiga silmast silma, ilmuvad uued andmed selle kohta, et Hiina ettevõtted arutasid relvade müüki Iraani režiimile ja püüdsid kasutada kaudseid marsruute materjali päritolu varjamiseks. Washington oli juba hoiatanud, et Peking võib silmitsi seista tõsiste tagajärgedega, kui Hiina relvad jõuavad Iraani. Ja nüüd muutub see kahtlus poliitiliseks lõksuks Xi jaoks. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Aga nüüd tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas teave, seninägematu ajakirjandusliku kvaliteediga. Usaldusväärsuse standardil, mis on alvese. Süüdistus, mis seab Hiina kriisi keskmesse, on lihtne. Iraan üritab pärast sõjas saadud rünnakuid oma sõjalist jõudu taastada ja Peking paistab olevat üks abikanalitest. See ei puuduta ainult tavalist kaubandust. Mängus on õhutõrjesüsteemid, droonide komponendid, rakettidega seotud osad ja sanktsioonide vältimiseks kasutatavad marsruudid. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium teatas aprillis, et Iraani režiim püüab taastada oma raketitootmise võimekust just ajal, mil Washington üritas neid varusid ammendada. Maisis teatas ka välisministeerium sanktsioonidest Iraani drooni ja ballistiliste rakettide programmidega seotud üksuste vastu. Ja siin seisnebki probleem Xi jaoks. Hiina üritas sellesse kriisi sekkuda, esitades end ratsionaalse suurvõimuna, stabiilsuse ja turvalise kaubanduse kaitsja rollis. Aga kui tekib kahtlus, et Hiina varustab Iraani sõjaliselt, ei tundu Peking enam vahendajana, vaid pigem Iraani vastupanu kaudse toetajana. Kui Xi tahab stabiilsust Hormuzi väinas, siis miks aitavad Hiina ettevõtted režiimi, mis on muutnud selle läbipääsu väljapressimise vahendiks? Rahvusvahelise meedia hinnangute kohaselt on Iraanil ka pärast rünnakuid säilinud oluline osa oma raketivõimekusest. On olnud teateid, et Teheran säilitas umbes 70% oma raketiarsenalist ja mobiilsetest raketilaskeseadmetest ning tal on jätkuvalt juurdepääs suuremale osale maa-alustest rajatistest. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus vaidles kõrgematele numbritele vastu ja ütles, et mõned hinnangud ei ole õiged, kuid ei eitanud, et Iraanil on endiselt oluline võimekus peidetud maa-alustesse rajatistesse. See ongi punkt, mis hirmutab Washingtoni. Kui Iraanil on endiselt raketid ja ta saab välisabi kaotuste korvamiseks, siis relvarahu tuleb ainult. Uma pausa pro regime respirar. Shirazis registreeritud plahvatus kuulub savasse kahtluste õhkkonda. Levinud uudistes seostatakse linna sõjaliste struktuuride, maa-aluste rajatiste ja oluliste varudega, mis on tähtsad Iraani programmile. Reuters teatas, et Iraan lubas pärast kokkulepet Pekingiga teatud Hiina laevadel piirkonnast läbi sõita, järgides läbipääsu haldamise protokolle. See toimub samal ajal, kui Trump ja Xi arutavad vajadust hoida Hormuzi väin energiavedudeks avatuna. Poliitiline tõlgendus on Xi jaoks karm. Hiina vajab, et nafta voolaks edasi, vajab, et tema kaubateid ei blokeeritaks ja peab vältima, et Iraani kriis tema enda majandust ei kukutaks. Valgemaja ja Peking jõudsid kokkuleppele, et ükski riik ei tohi Hormuzi väinas teemakse kehtestada, teatas USA välisministeerium Reutersile. See kokkulepe rääkimata Hiina dilemmast. Kui Peking nõustub, et Hormuzi väin peab jääma vabaks, on samal ajal raske õigustada mis tahes sõjalist abi, mis tugevdaks Iraani positsiooni selles samas väinas. Teine punkt, mis töötab Xi kahjuks. Hiina ja Iraani kaubandussuhted ise. Washington teatas uutest sanktsioonidest Iraani nafta Hiinasse saatmisega seotud võrgustike vastu, mis hõlmavad inimesi ja ettevõtteid Hongkongis, Araabia Ühendemiraatides ja Omaanis. Otsus tuli pärast meetmeid üksikisikute ja ettevõtete vastu, kes aitaksid Iraanil osta relvi ning droonides ja ballistilistes rakettides kasutatavaid komponente. See tähendab, et probleem on terve süsteem, mis hõlmab naftat, raha, varuosi, vahendajaid ja marsruute, mis on mõeldud Iraani režiimi surve all elus hoidmiseks. Kuid meeleolu muudab süüdistus
et Hiina aitavad Teheranil oma jõudu taastada. Trump saabub eelisega, sest ta võib öelda, maailm jälgib. Kui Hiina tahab, et teda koheldaks vastutustundliku suurriigina, peab ta lõpetama režiimidele varjupaiga pakkumise, mis ohustavad globaalseid marsruute ja kasutavad survevahenditena relvarühmitusi, droone ja rakette. Asjalugu näitab, et see probleem ei tekkinud täna. Iraani-Iraagi seas oli Hiina juba andnud Iraanile laevatõrjerakette, sealhulgas Silkwormi. 1987 aastal. 1987. Need relvad ilmusid rünnakutes laevade vastu Pärsia lahes, sealhulgas USA ja Kuveidiga seotud laevade vastu. Ameerika reaktsioon oli karm, kaasates diplomaatilist survet ja tehnoloogia ekspordipiiranguid Pekingile. Kui Hiina varustab Iraani relvadega tundlikus piirkonnas, ei jää probleem ainult Teherani. See jõuab tagasi Pekingisse diplomaatilise, majandusliku ja sõjalise kuluna. See paralleel aitab mõista poliitilist põrgut, millega Xi praegu silmitsi seisab. Varem sai Peking eitada, lükata süü vahendajate kaela ja öelda, et nad ei kontrolli kogu relvade teekonda. Täna satelliitide, meretranspordi jälgimise, finantssanktsioonide, avaliku luure ja Trumpi otsese survega on see mänguruum väiksemaks jäänud. Kui Hiina ettevõtted kasutavad relvade saatmise varjamiseks kolmandaid riike, võib Valge Maja seda kasutada halvas usus tegutsemise tõendina. Kui Xi püüab eemale hoida, ärritab ta Iraani. Kui ta kaitseb Teherani, astub ta otse Washingtoniga konflikti, keset energiakriisi. Teised riigid on juba tundnud sellist survet, kui nad otsustasid toetada isoleeritud režiime. Põhja-Korea on olnud sanktsioonide all, kuna ta müüs sõjatehnoloogiat ja rakette. Venemaa maksis poliitilist ja majanduslikku hinda, kui ta süvendas sõjalist koostööd Iraaniga, droonide ja laskemoona vallas. Iraani enda võrgustik sai järjestikuseid hoope, kui tema nafta, varuosade ja rahastamise teed paljastati Washingtoni poolt. Erinevus seisneb nüüd selles, et Hiina on neist osalistest palju suurem, sõltub palju enam ülemaailmsest kaubandusest ega saa varjuda väikese nurka surutud riigi kuvandi taha. Peking tahab maailma juhtida, kuid juhtimine toob kaasa vastutuse. Seetõttu kaalub kahtlus relvade saatmises Iraani nii palju. Iraani režiim ei teinud lihtsalt tavalist ostu, vaid püüdis sõjalisest lämmatamisest ellu jääda, taastada ründevõimekust ja säilitada šantaaživõimet Hormuzi üle. Kui Hiinat nähakse selle hingetõmbe pakkujana, satub ta kriisi aktiivse osalisena tähelepanu alla. Ja Trump kasutab seda, et pöörata kohtumine Xi vastu. Kui Peking tahab naftat, turgu ja stabiilsust, peab ta valima ülemaailmse kaubanduse ja Iraani seikluse vahel. Nüüd peab järgmine samm hõlmama 3 suunda. Esimene on diplomaatiline, kus Trump avaldab Xile survet juba omaenda visiidi ajal Pekingisse. Teine on majanduslik, uute sanktsioonidega ettevõtetele, pankadele, meretranspordi operaatoritele ja vahendajatele, kes on seotud Iraaniga. Kolmas on sõjaline, kus Ameerika Ühendriigid hoiavad silma peal laevadel, alternatiivsetel marsruutidel ja kahtlastel Iraani rajatistel. Hiina võib proovida aega võita, eitada otsest osalust ja süüdistada eraettevõtteid, kuid kriis on juba asukohta vahetanud. Põrgu, mis varem tundus olevat, Xi Jinping. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.